Tere tulemast tagasi minu kanalile ja kõik, kes siin on uued. Tšau! Ma olen Martina ja ma teen videosi siinpool maakera Austraalias lihtsalt oma elust ja oma tegevustest. Me oleme nüüd Karliga tulnud siia kohvikusse, et teha kiire lõuna, kuna me oleme lihtsalt terve päev koristanud, pakkinud ja suht väsinud on juba olla. Me oleme nüüd viimase nädala kodus mööblit müünud, koristanud, pakkinud ja siis teinud ettevalmistusi selleks, et kinnisvaramaaklerile see maja üle anda. Ja ma nüüd käisingi, andsime võtmed ära, andsime viimased mingid paberid, täitsime ära. Ja nüüd me peamegi vastust ootama jääma, et miks me nii palju rõhku panime ka sellele koristusel ongi see, et me tahaks kindlasti enda bondi ehk siis tagastisraha tagasi saada, kuna Austraalias on see hästi range ja nad reaalselt andsid meile nagu pika listi erinevatest asjadest, mis kõik peab tehtud olema, et ribikardinad peavad ükshaaval kõik puhtaks olema tehtud, mingid lambikuplid peavad kõik puhtaks olema tehtud, lihtsalt kõik viimseni. Täitsime gaasiballooni ära ja Karl isegi tegi kõik seinad üle, isegi plekid, mis ei olnud meie omad, kõik nagu tegime korda. Ja päris hull oligi see, et viimane asi, mis ma põhimõtteliselt majas täna teha tahtsin, oli lihtsalt kalender seina pealt maha võtta ja meil oli juba kõik tehtud. Põhimõtteliselt oleks kohe saanud minema hakata. Ja siis kalendri taga oli kahepoolne teip, mis tõmbas selle värvi ka seinast maha. Ja siis helistasime ruttu Kermole, et Kermo teab värvimisest täiega palju ja siis ta aitas meid välja. Juhendas, kuidas seal mida teha ja ma loodan, et seda ei ole näha, et see põhimõtteliselt on võib-olla ainuke asi, kui nad seda märkavad, aga ma ei usu, kui sa ei otsi seda, siis sa ei näe, et seal on neid selliseid imelikke laike veel. Ja jah, nüüd peame 3 päeva ootama vastust, et neil on ametlikult aega 3 päeva, et siis käia seal kontrollimas, et ma ise arvasin, et see on lihtsalt niimoodi, et ta tuleb sinna ja koos vaatame üle, aga tegelikult jah, et peab ootama, kuni nad seal ära käivad ja siis oma vastuse annavad. Ja nüüd me olemegi, meil ei ole tööd, meil ei ole kodu, lihtsalt oleme siin Makais, ootame. Õnneks meil on sõbrad Kermo ja Maarja siin, kes siis majutavad meid, et suur aitäh neile. Ja jah, jääme ootama siis vastust praegu. Ja nii kui me selle rohelise tule saame, siis hakkame juba Western Australia poole sõitma. Misega seoses ma tahtsin veel 2 nippi teile öelda, et kui te peaksite Austraalias kolima, siis Bunningsist saab tasuta neid suuri kolimiskaste. Ja siis, kui sul on vaja mingid taldrikuid, tasse või sellised asju pakkida, siis ma sain ajalehti tasuta Coalsist ja sealt saab nagu terve suure pataka vajadusel. Need on need reklaamajalehed, et neil on neist niikuinii suht suva. Nii, kõhud on täis, tuju on hea, ma võtsin fish tacos ja need olid täiega maitsvad ja siis võtsin bataadifriikat sinna kõrvale ja Karlil oli mingisugune pulled beef koos riisi ja nendes pehmete takodega. Ja meid ootab ees põhimõtteliselt 5000 kilomeetrit sõitu läbi 5 erineva osariigi. See ei tule mingisugune lõbusõit, et road trip, et me üritame selle sõidu teha nii kiiresti kui võimalik, kuna me oleme saanud puhata nüüd tükk aega kodus, vist 4 nädalat oleme olnud kodus. Ja kuna meie see kämpamis setup ei ole päris see, nagu meil vanasti oli, et meil ei ole topeltakut auto peal ja külmkapp töötab ainult siis, kui auto käib.
ja meil on kõik asjad, mida me Austraalias omame, on meil lihtsalt autosse pandud tuugalt täis, nii et me üritame tempoga lihtsalt selle läbi sõita. Aga üks asi teebki selle asja keeruliseks, on see, et me oleme 2 autoga, ehk siis me ei saa üksteist välja vahetada, aga me oleme selle teekonna juba 1 korra läbi teinud, et ei tohiks väga hull olla. Et ma arvan, et me oleme nüüdseks juba päris kogenenud sellise pika sõiduga. Ja kõige pikem päev vist ongi meil 12 tundi, et vaatame, kuidas sellega läheb, võib-olla me jupitame selle ära. Meil on lisaks veel plaanis Griffitis teha üks peatus, meil on sõbrad seal ja siis South Australias Adelaide'is ka teeme ühe peatuse, et mõlemad kohad siis oleme ühe terve ööpäeva ja puhkame ja resetime ja natukene catch upime oma sõpradega ka, keda pole ammu näinud ja ega me ei teagi, millal nüüd uuesti jälle näeb, kui me täiesti teisele poole Austraaliat põhimõtteliselt sõidame. Jah, me oleme täiega põnevil. Karlil juba töö ootab, et tal on juba kõik läbi räägitud. Mina veel tööd ei ole otsinud, ma hakkan siis otsima, kui me kohale jõuame. Ja nüüd täna läheb minu student visa application sisse, et kuna minu viisa saab oktoobris läbi ja Karlil vedas niimoodi, et tal on veel järgmise aasta oktoobrini, siis selleks, et mina saaksin Austraaliasse veel jääda, pidingi student viisat taotlema. Aga sellest ei ole midagi, sest ma tahtsin niikuinii õppima minna. Ja siis ma kontakteerusin ühe agendiga, kes nüüd täna paneb minu applicationi sisse. Meil on kõik paberimajandus tehtud. Ma valisin hetkel siis IT-valdkonnas endale kursuse, sertifikaat 3 ja 4 ja siis tuleb diplooma veel otsa, siis front-end web developer. Ja Karlile üritame me saada permanent viisat ja see protsess on ka hetkel niimoodi vaikselt käimas, aga kui me Perti jõuame, siis saame nagu rohkem sellega tegeleda. Tal on vaja teha siis ehitaja paberi need, ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles nimetatakse, aga skills assessment, et ühesõnaga sa pead uuesti jälle tõestama, et sul on piisavalt oskusi ja teadmisi, et siis olla Austraaliale abiks oma ehitaja töökogemusega. Ja et kui Karl lõpuks saab enda permanent viisa kätte, siis minul on natuke kooliga ka lihtsam, et praegu, kui ma nüüd student viisa peale üle lähen, siis ma tohin ainult 20 tundi nädalas töötada, et see on lihtsalt üks student viisa tingimusi. Aga mõnda aega peaksime sellega hakkama saama, et ei ole midagi hullu. Me oleme siin saanud kaevanduses rügada küll ja veel, et ma tegelikult natukene ootangi, et eks see on ka üks põhjus, miks me Perti nii väga kiirustame, et tahaks juba nii-öelda selle uue lehe keerata ja proovida natuke teistsugust elu elada, kui siin kämbis 12 tundi shifti teha. Me nüüd jõudnud siis Germo ja Maarja juurde. Germo on küll praegu tööl Mainis, aga Maarja on kodus ja nende juures elab veel üks Eesti tüdruk Helena ja siis tuleb kella 5 meile külla ka Mari-Liis, kellel on pisike Senne ka kaasas. Ja ma mõtlesin, et ma näitan teile kiirelt siis, kuidas meil see setup on siin parasjagu autodega. Et mina sõidan Fordiga ja Karl sõidab Mersuga. Et meil on kuidagi niimoodi välja kujunenud, et see Ford on minu auto ja siis Mersu on Karli lemmik. Fordi peale me siis siia kasti panime kõik asjad, mis meil on juba karpides, ehk siis asjad, mida meil ei ole vaja. Ja siis kämpamistoolid ja grillimisasjad, kui meil on vaja tee peal süüa teha. Siis siia sisse ma panin enda riided ja sellised nagu hädavajalikud asjad, mida mul võib kohe nagu vaja minna sõidu ajal. Mul on paar taime ka, ma ei kujuta ette, kuidas ma nüüd üle piiri saan. Aga that's fine. Ja siis Karlil on meie see roofbox peal, mis meil on, ma ei tea, mitme auto peal juba olnud. Meie ustav swag, et sellega oleme ka päris palju juba Austraalias ringis heigelnud ja nüüd viimased paar ööd magasime kodus ka swagi peal, sest me müüsime voodi maha. Ja
Karlil on siis meie see külmkapp, et meil mõlemal autol praegu ei ole seda topeltakut, nagu meil Pradol oli ja sellepärast meil ongi veits nagu kiire ka, et meil ei ole nii head need kämpamisvõimalused parasjagu. Ja no siin on selline seis praegu. Et kõik on lihtsalt nagu paksult asju täis. Aga noh, nagu need on kõik asjad, mis meil on üldse olemas Austraalias, nii et see on nagu ilmselge, et kuidagi muud moodi ei saagi olla, et neid asju ajapikku koguneb, eriti kui sa oled juba 4 aastat Austraalias elanud. Aga selline meil see olukord on siis. Kusjuures naljakas on see, et Ford nagu näeb välja selline rohkem nagu kämpamisauto ja siis Mersu on siuke linnakas, aga Mersul on suurem pakk. Et kui ma õigesti mäletan, siis peaaegu 30 liitrit suurem äkki. Ja ilmselt jah, minu pärast hakkame rohkem peatusi tegema. Et me panimegi nüüd paagi täis, et nii kui me vastuse saame, siis me oleme kohe valmis sõitma. Meil on nüüd kätte jõudnud kolmapäev ja me oleme siis sõitma hakanud lõpuks. Et me ööbisime Maarja juures siis 2 ööd ja eile siis saigi meil real estate'iga kõik asjad lahendatud, et nad küll tahtsid meie peale siis panna mingisugused seinakahjustused, millest meil õnneks olid nagu pildid olemas juba siis, kui me sisse kolisime. Ja siis paar nipet-näpet veel, et nad tahtsid, et me läheks, tõmbaks välja 2 umbrohtu garaaži ukse juures ja siis pesumasinas oli 1 meie nuga veel. Ja ühesõnaga tegime need asjad ära ja sellega on nüüd korras, me saame kõik bondi tagasi. Ja siis täna hommikul kell 6 sõitsimegi välja, et me oleme nüüd tund aega sõitnud. Me ilmselt teeme Rockhamptonis peatuse. Ma valmistasin meile kaasa ka smoko ja siis lõuna, et me ei peaks tanklatest mingit sööki ostma, sest esiteks see on nii kallis, teiseks maitseb ka suht halvasti ja tavaliselt meil Karliga nagu lihtsalt seedimine juba ei kannata, see toit on lihtsalt nii ebakvaliteetne, siuke fritüüritud ja jah, et tavaliselt me üritame ikkagist enda sööki süüa, kui me niimoodi pikal sõidul oleme. Ja täna siis teeme ööbimise Kundimindis. Meil on bookitud sinna kämpimiskoht, kuhu me saame siis oma telgi püsti panna. Ma ei teagi, palju see kilomeetrites on, aga jah, kuskil 11 tundi sõitu peaks olema. Ehk siis ma loodan, et me jõuame täpselt niimoodi enne päikeseloojangut kohale, et siis me saame telgi püsti panna veel valges. Palju me juba sõitnud oleme? $340. Me nüüd oleme jõudnud Rockhamptonisse
ja tegime siukse väga kiire pausi. Karl kardab, et me oleme natukene hilja peale jäänud, et ta ei taha... Hüva vasakusse sõita minema siit. Et Karl veits päev, et me jääme natukene hilja peale ja ta ei taha pimedas sõita. Ja siis meil on veits nagu tempo peal praegu, sõime ruttu oma rapid ära. Ma tegin siuksed nagu lavashi moodi nagu rullid. Ja võtsime kiirelt kohvi ja panime mulle kütsi juurde. Nüüd sõidame edasi. Meil on võimalus minna A5 pealt või siis A3 pealt või siis lähme A5 peale. A3 on üldiselt suurem, ma ei tea, võib-olla on parem tee, miks sa arvad, aga see on pikem. Ta näitab kohe mingi... See on räige otse ülekanne sinna. Joo. Kuule, ma ei tea. Nagu see maantee. Oota? See lõpeb siin ära juba see A3. Lõpeb või? Siit läheb mingi väiksem. Praegu see on päris huvitav see, et siin on hästi palju nagu silte tee ääres, eriti kui sa sõidad niimoodi eemal igasugustest küladest ja asulatest. Et näiteks ongi sellised nii-öelda viktoriini küsimused, kas siis selle piirkonna kohta või üldse Austraalia kohta. Niimoodi, et tuleb küsimus ja siis mingi paari kilomeetri pärast või ma ei tea, mis see vahemaa täpselt on, tuleb siis nagu vastus, et see on siis selle jaoks mõeldud, et juhid saaksid nagu keskenduda ja ei väsiks ära ja et see hoiaks neid nagu ärkvel, kui nad niimoodi kaasa mõtlevad nendele mängudele. Hästi palju nagu õnnetusi juhtub ka just siukestel maanteedel, mis on kaugel igalt poolt, et inimesed väsivad ära ja meil on mitu sõpra isegi olnud autoõnnetuses sellepärast, et nad on liiga kaua sõitnud ja ei ole lihtsalt keha kuulanud ja on roolis magama jäänud ja üle katuse sõitnud lihtsalt. Et jah, nalja ei ole, selles mõttes tuleb täiega ettevaatlik olla. Eriti kui sa tuled nagu Eestist ja sa ei ole kunagi sõitnud niimoodi tunde ja tunde ja tunde. Me nüüd jõudsime Kundimindi. Napilt enne päikeseloojangut saime veel niimoodi siia ära sätitud. Telgi panime ka püsti juba. Ja me sõitsime täna siis kokku 990 kilomeetrit, mis siis on siis Eesti mõistes Eestist Poola. Ja tegelikult ei olnudki väga raske, nagu ma ei tundnud üldse, et ma oleks väsinud ega midagi, aga tee oli lõpupoole suht halb, et siin olid ujutused mingi aeg ja nüüd see tee on kõik nagu neid auke ja siukseid vee vajumiskohti täis. See oli veits jama, aga siin me oleme. Meil on siin siuke kiire õhtusöök. Ja ma näitan teile telki ka. Meil on selline swag. See on täiega mugav, me oleme sellega päris palju trippinud. Et tal on see madrats sees. Ja me pakime ta niimoodi tavaliselt, et meil on kõik padjad ja tekk on juba valmis. Ehk siis me lihtsalt rullime ta lahti, paneme pulgad sisse ja siis ta ongi valmis. Me nüüd sööme õhtusöögi ära ja siis lähmegi juba magama.
päev 2 ja täna me sõidame Griffithisse, et see tuleb ka kuskil meil 11 tundi sõitu ja me nüüd tankisime Kundivindis, võtsime kiirelt kohvi ja sõitsime kohe põhimõtteliselt välja, muidu me jääme jälle hilja peale. Et eile meil niimoodi vedas, et täpselt päike loojus, kui me kohale jõudsime ja täna me sõitsime siis juba 5:30 välja. Ja Kundivindis oli öösel 14 kraadi. Külm nagu ei olnud, aga nii veider, et me tulime troopikast, kus öösel on, ma ei tea, praegu hakkas jahedaks minema ja oli kuskil 20 kraadi. Et mida edasi me nüüd sõidame, seda külmemaks ilmad hakkavad minema, et ma olen siukse paksu fliisi omal kotist välja otsinud ja mul on pikad püksid jalas ja et tuleb ümber harjuda. Me oleme jõudnud nüüd Griffithisse. Griffith on siis nüüd Mackay'st juba 1900 kilomeetri kaugusel ja see on siis võrdväärne kui Eestist jõuda Saksamaale ja peaaegu Saksamaa piiri juurde. Siin on märgatavalt külmem juba, et meil on kuskil 8 kraadi siin, samal ajal kui Mackay's isegi öösel ei lähe nii külmaks. Mul on juba pikad püksid seljas. Ai, tšau! Mida pilli! Vaata, sõida sealt. Ma näitan sulle. Nii tšikk küll, ma mõtlen, Ma saatsin nüüd Martini poiste juurde. Martiniga siis me töötasime koos kavenduses. Aga ühesõnaga, siin on 18 kraadi praegu ja mul on täiesti külm, mul on pikad püksid jalas ja pusa on seljas. Ja me nüüd sätimegi ennast valmis ja teeme kiire õhtusöögi. Ja homme meil on siis plaanis Griffithisse jääda, puhata, et me ei sõida mitte kusagile. Ja lihtsalt saame sõpradega kokku, keda pole ammu näinud. Ja jääme 1 ööks veel ja siis ülehomme sõidame edasi South Australiasse. Kätte jõudnud siis 4. päev ja me oleme nüüd startinud välja Griffithist. Me ööbisime siis 2 ööd Karli vana lapsepõlvesõbra juures, George'i juures. Meil oli täiega tore, nägime erinevaid sõpru ja sai jutustada. Griffithis üldse on meil hästi palju mälestusi. Meie esimene töö oli Austraalias üldse Griffithis. Tegime siis traktoritega uut viinamarja istandust ja me oleme Griffithis ka 3 veinihooaega teinud ja lisaks sellele oleme ka 1 viljahooaja Griffithis teinud, kus Karl sai isegi sponsori pakkumise
mille me too hetk vastu ei võtnud. Et jah, hästi tore oli tagasi Griffithis olla. Me oleme väga-väga palju sõpru ja tuttavaid just Griffithist saanud ja ma arvan, et enamus eestlased, kes Austraaliasse tulevad, on vähemalt korra siis Griffithis mingisugust tööd teinud, et see on niisugune nagu koht, kuhu kõik reisijad tavaliselt ikka satuvad. Aga hommikul pakkides mul kiirustades juhtus niisugune õnnetus, et mul jäi sõrm jäi ukse vahele ja mul on see täiesti nagu, seda ei ole ilmselt näha, aga täiesti nagu sinine ja paistes ikka täiega. Mul ei ole kunagi niimoodi sõrm ukse vahele jäänud. Et ma loodan, et see küüs mult nüüd maha ei tule selles mõttes, et ta näeb suht niisugune hästi välja praegu. Aga me oleme nüüd siis teel Barossasse, mis on nüüd siis South Australia osariigis, et Griffith on siis New South Wales osariigis ja me sõidame täna veel läbi ka Victoria osariigist, ehk siis päeva lõpuks oleme me juba 4. osariigis sellel tripil. Ja siin on kindlasti märgatavalt külmem, et Griffithis oli juba öösel 6 kraadi ja nüüd Barossa on niisugune mägine piirkond, ma arvan, et seal on umbes sama kindlasti. Ja nüüd me oleme üritanud endale elamist saada sinna Barossasse, aga kõik kämpimisalad on välja bukitud, kuna tuleb välja, et neil on just praegu veinifestival ja me saime kuidagi napilt kusagile motelli ühe toa, et ma helistasin, kurtsin neile, et me tuleme täiesti teiselt poolt Austraaliat, üritame Perthi sõita, et kas oleks palun võimalik saada kusagilt üks öö. Ja siis õnneks austraallased on hästi toredad ja abivalmis selles mõttes, et nad kuidagi, kuigi nad olid välja bukitud, nad ikkagi kuidagi selle ühe toa meile said. Ja me nüüd saame seal Barossas ka sõpradega kokku. Samamoodi Karli siis sõbrad juba Eestist, kellega me siin Griffithis ka oleme koos töötanud. Nemad teevad nüüd siis veinihooaega ka Barossas, et Griffith on selline hästi masstoodang veinil ja siis Barossa on selline piirkond, kus on just niisugused butiikveinid, veinikad hästi väiksed, väike produktsioon, aga just niisugused kallimad veinid. Jõudnud siia Barossasse. Täna sõitsime 780 kilomeetrit, mis siis Eesti mõistes oleks jõudnud kuskil Prantsusmaale. Ja Barossa on enamasti alguse saanud just sakslaste poolt ja siin on hästi palju seda kultuuri siin tunda ka, et siin on isegi üks täiesti eraldi küla, Handorf, mis ongi täiesti saksa toitude ja kultuuriga, et hästi niisugune huvitav ja muidugi hästi palju erinevaid veinikaid ja väga-väga hea veini ja juustuvalik on siin.
oleme nüüd 3 tundi täna juba sõitnud ja Karli tungival soovil me tulime siia Mäkki. Teeme siin kiire lõuna ja siis sõidame edasi Seduna poole. Me oleme täna siis jõudnud Sedunasse ja sõitsime kokku üle 8 tunni, kuskil 780 kilomeetrit. Ja ma vaatasin, et see on siis Euroopas, kui ma oleks juba jõudnud üle Hispaania piiri napilt. Ja paari päevaga varsti saabki see Euroopa kaart mul otsa, et ma üldse ei arvanud, et me nii kaugele sõidame. Aga homme ootab meid ees siis kõige pikem sõit, 12 tundi. Ja me nüüd üritamegi täna varakult magama saada ja homme varakult sõitma hakata, et tuleb siuke kõige pikem päev. Selline meil siis täna õhtune koht on, et see on Sedunas, siuke karavanpakk. Me oleme siin varem ka olnud ja me kunagi töötasime Sedunas, siis me täitsa elasime siin käbinites. Siin on sellised armsad käbinid. Me oleme nüüd Karliga välja sõitnud Sedunast. Täna siis on plaanis meil ületada Western Australia piir. Selleks tuleb meil sõita 1200 kilomeetrit. Me sõidame siin sellisel maanteel, nimetatakse Nullarboriks. Siin ei ole ühtegi küla ega asulat nüüd vähemalt 1000 kilomeetrit. Ja paar üksikut tanklat on ainult, kus sa saad omale kütust juurde panna. Hommikul, kui me välja sõitsime, oligi tee ääres silt, et varuge omale süüa, vett ja kütust. Et ees on ootamas 1000 kilomeetrit ilma ühegi toidupoeta. Me oleme varem seda teed siin sõitnud ja siis me ööbisime kuskil selle tee keskel, mis ei olnud just kõige parem variant. Ja siis seetõttu me seekord üritamegi nüüd selle kõik ühe päevaga ära sõita, et me ei peaks siin täitsa keset, see ei ole kõrbe, aga keset põhimõtteliselt kõrbe siin ööbima. Aga muidu on hästi ilus siuke omapärane loodus, et siin on siuke madal mets ümberringi ja hästi kuiv. Ja siin tegelikult võib näha kaamleid ja ka siukseid hästi suuri kängurusid peaks siin olema. Siin on ka Austraalia kõige suurem kotkaliik, ja eelmine kord me nägime ka. Indrek. Ma ütlen sulle vastu K-tähega Karl. Ljudmilla. Aston.
I got the curtains up. I guess it would be nice if you could interrupt. It's a day like this. It's a day I really would have missed. It's getting real dark in here. Feels like I've been here 1,000 years. Could you bring some light to me? Or just sit beside me and never leave? Nii, me nüüd jõudsime kohale. Me oleme Norsemani Caravan pargis ja täna on siis meie viimane öö telkides. Me sõitsime täna 1200 kilomeetrit, põhimõtteliselt nüüd Eesti mõistes ma vaatasin kaardi pealt, et me oleme jõudnud paadiga siis minna Hispaaniast Marokosse ja siis Marokost veel edasi. Täna lubab vihma ja sellepärast me panime selle katuse ka siia telgi kohale ja tundub, et lööb välku ka päris korralikult, aga praegu ei ole veel sadama hakanud, et loodame, et ei hakka ikkagist sadama, muidu me peame selle telgi hommikul märi alt kokku rullima. Meil on nüüd õhtusöök on söödud ja vaikselt sätimegi magama. Tšauki, tšau! Meil on täna siis viimane sõidupäev ja palju õnne! Tore, et sa nii kaua oled vastu pidanud siin videos, et see on väga-väga pikk sõit. Täna meil on viimased 7 tundi vaja sõita ja siis me jõuamegi Perti kohale. Kindlasti pea lõpuni vastu. Ma panen sinna lõppu boonusvideod siis muidugi Pertist, et mille jaoks me üldse sõidame nii kaugele. Need some time. At your own pace, you need to find your way. I know now you'll never change your mind. Võtamisväärsus number 1, siis Kings Park. Matters to me. You do not know what I have in mind. Oleme jõudnud vaatamisväärsus number 2 ja see on siis Carabao Beach. Ma ei ole kindel, kuidas seda hääldatakse, aga täna on veits tuuline ja sellepärast ma olen siin seina taga varjus. As I know what matters to you. Me oleme tulnud siia vaatamisväärsus number 3 ja see on siis selline sild siin Perti kesklinnas. Elizabeth Bay Bridge. The chances are small, just like the light.